Head kuulajad ja vaatajad! Valmistudes kevadhooaega kokku tõmbama, soovin täna astuda päevauudiste kommenteerimiselt sammu tagasi ja pigem vaadelda mõnd mind viimasel ajal puudutanud ja kõnetanud üldisemat teemat. Juba aastaid on mind peavoolumeedias teatavasti süüdistatud selles, nagu ma levitaksin Kremli strateegilisi narratiive. Alles hiljuti hiilgas Riigikogu kõnepuldis oma vaimukusega kolleeg Peeter Tali, kelle sõnul olevat minu ja Dmitri Peskovi peamine erinevus selles, et ma kõnelen eesti keeles. Mingit sisulist argumenti kõrgelt õpetatud kolleeg küll sõnastada ei suutnud, aga tuim sildistamine ongi tema vaimse ja intellektuaalse võimekuse jõukohane tase. Mis on kõige suurem vahe, mis on Dmitri Peskovil ja Varro Vooglaiul? Kahtlemata see, et Varro Vooglaid räägib eesti keeles, aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Mõne nädala eest avaldas aga Eesti Ekspress Delfi pea igapäevaselt uut materjali, milles konkreetseid fakte esitamata seostati mind Kremli mõjutustegevusega. Põgusalt peatusin sel ka eelmise nädala kommentaaris ehkki teise nurga alt. Oli näha, et kellegi ülesandel sai minu negatiivse kuvandiloome protsessile taas korralik hoog sisse lükatud. Iseenesest on see ootuspärane, sest ükski olemuselt totalitaarne süsteem ei talu kriitilise tähtsusega küsimustes tema kehtestatud narratiivide avaliku kahtluse alla seadmist või koguni neile vastu rääkimist. Et kuidas saada Kremlist raha? Lihtne, avaldades Varro Vooglaiu tekste vene keeles. Ekspress paljastas nimelt väidetavad Kremli rahasaajad Eestis ja esitas üleskutse prokuratuurile nendega tegelemiseks. Mitte üheski artiklis ei toodud esile mitte midagi sellist, millest nähtuks minu mingigi seos Kremli mõjutustegevusega. Ometi pühendati minu isikule neis artiklites mitmel puhul terveid alapeatükke. Justkui selgituseks kirjutati, et pole vahet, kas inimene võtab venemeelse jutu eest raha vastu või teeb seda tasuta. Nii või teisiti levitavad Varro Vooglaid Kremli strateegilisi narratiive. Vaevalt on minu saateid jälginud inimestele saanud jääda märkamata, et oma kommentaare esitades olen edastatava info viiteks alati lisanud vastav uudise kuvatõmmise või esitanud algupärast videomaterjali. Kas siis, kui refereerin ERR-i, Postimeest, Päevalehte, Bloombergi, New York Timesi, Reutersit, Politicot, Timesi ja Guardiani ning arutlen loetu üle, tuues esile seosed, olengi juba lubatud teelt eksinud. Kas siis, kui väidetav Kremli propaganda korjab minu saatelõigu mingis seoses üles ja kasutab seda omas kastmes, ilma et minul oleks sellega vähimatki pistmist, kas siis tuleb hakata mind menetlema? Samas vaimus võiks küsida, kas rahakotiga poodi minekus võib näha minu kaassüülisust minu suhtes toime pandud tänavaröövi episoodis. Kahjuks tundub, et just sellesse punkti olemegi jõudnud. Ühtlasi meenutab eeltoodu fooni loomise seisukohast jõustruktuurides levinud musta huumorit. Pole kindel ja polegi vahet, kas varastati sinult kasukas või varastasid kasuka sina, igatahes mingisse vargusse sa olid segatud ning see on fakt. Niisiis levitavad ma peavoolumeediat käsitledes Kremli narratiive. Justkui võtan 3 väikest õiget asja ja kõigi silme all meisterdan neist kokku ühe suure ja hirmsa vale. Aga kuna valetamises pole mind võimalik süüdistada, siis kasutataksegi mugavalt ebamääraseid viiteid vaenulike narratiivide esitamisele. Aga peatugem siinkohal ja küsigem, mis asi see narratiiv ülepea on? See ongi küsimus, mida soovin seekordses kommentaaris lähemalt vaadelda. Lihtsustatult öeldes on narratiiv lugu, mis võib põhineda kas väljamõeldud või reaalsetel sündmustel. Kuid oluline on see, et esitus oleks ajaliselt ja põhjuslikult organiseeritud tervikuks. Sõna narratiiv tähendust aitab mõista asjaolu, et selle algeks on ladinakeelne sõna narrare, mis tähendab lugu jutustama. Nii võibki öelda, et narratiiv on teatava loo jutustamine. Kuivõrd mulle pannakse süüks sisuliselt lääne peavoolulehtedes avaldatu läbitöötamist, loetust kokkuvõtete tegemist ning selle rahvale ette lugemist, tekib kahtlus, et lääne peavoolumeedias avaldatakse väljamõeldisi. Sest minu mingisugunegi süülisus saaks kujuneda vaid siis, kui oleksin edastanud infot, mis ei tugine reaalsetel sündmustel. Aga keda huvitab loo loogika, kui juba Ekspressi pealkirjad on sedavõrd vapustavad? Meenub ütlus, mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Oma eelmises nädala kommentaaris peatusin 1960. aastatel läbi viidud Milgrami kuulekuse eksperimendil, millega leiti, et 80% inimestest puuduvad psühholoogilised ja moraalsed ressursid võimuesindajate käskude eiramiseks, olenemata sellest, kui õigustatud need käsud on.
ja et ainult 20% inimestest on arvestatav kriitilise mõtlemise võime. Uuring näitas, et tavainimesed kuuletuvad ülimalt tõenäoliselt autoriteetidele isegi siis, kui viimaste korraldused ja sõnumid on vastuolus inimeste endi moraalsete veendumustega. Sellest tulenevalt jõuame tõsiasjani, et üks tõeline narratiiv ei pea tingimata olema loogiline ega isegi esmapilgul usutav. Kuigi, tõsi, eelistatavalt võiks see seda olla. Usutavuse saavutamiseks tuleb sobivat sildistust või seost lihtsalt järjepidevalt, intensiivselt ja suure emotsionaalse laetusega korrata. Mida suuremana näivatele autoriteetidele tuginedes, seda parem. Arusaadavalt on keeruline luua seost Postimehe või Bloombergi lugemise ja Kremli jutupunktide vahel. Esimesed probleemid tekivad lugejale aga siis, kui ta peaks mingil hetkel protsessi käigus sisse lülitama kriitilise mõtlemise. Ja selle tulemusena märkama pakutavas informatsioonis vasturääkivusi ja esmapilgul seletamatuid tühikuid. Päris tõsiseks läheb asi aga siis, kui inimene hakkab talle söödetava infomassi loogiliseks konstrueerimiseks esitama avalikult konkreetseid täpsustavaid küsimusi. Rääkimata sellest, kui sedasi kutsutakse toimima ka teisi. Siis tuleb sekkuda, sest Stratcomi esitatav jutumärkides tõeline narratiiv ei rajane tingimata tõel. See on tegelikult üpris habras kogum loosungeid, silte ja 24/7 punaselt blinkivaid märksõnu. See on peegel, mille taha ei tohi vaadata. Eesti meedia ja propaganda vallas tegutsevad isikud viitavad sageli strateegilise kommunikatsiooni, desinformatsiooni, meediauuringute ja lingvistika eksperdile USA viitseadmiral Scott Rustonile. Ruston on praegusel ajal teaduriks Arizona ülikooli globaalse julgeoleku algatuses ehk Global Security Initiative'is, kus ta juhib narratiivi, desinformatsiooni ja strateegilise mõjutamise uurimisharu. Tema uurimistöö keskendub propaganda ja infooperatsioonide analüüsile niinimetatud halli tsooni operatsioonides. Samuti narratiividel põhinevatele sekkumistele, mis mõjutavad organisatsiooni kultuuris suhtumist, uskumisi ja käitumist. Ruston on öelnud, et ühiskonnas resoneeruvate kommunikatsioonikampaaniate ülesehitamiseks ja kommunikatiivsete eesmärkide saavutamiseks ollakse strateegilises kommunikatsioonis pidevalt kontseptsioonide, meetodite ja tööriistade otsingul. Selleks tuleb inforuumi pidevalt analüüsida. Üheks selliseks retooriliseks ja analüütiliseks vahendiks ongi narratiiv. Mitte esitada faktidel põhinevat tõde, nii ebameeldiv ja valus kui see ka ei oleks, vaid resonantsi tekitamiseks katsetada narratiividega, see tähendab erinevate lugude konstrueerimise, levitamise ja kehtestamisega. Tegutseda nagu kalamees erinevate lantidega, peibutades ehk pettes ja eksitades. Kui õnnestub konstrueerida ja kehtestada suur, dominantne narratiiv, siis selle taustal asetuvad inimeste teadvuses kõik faktid soovitud valgusse ehk omandavad soovitud tähenduse. Näiteks kui dominantne narratiiv räägib vaba maailma sõjast terrorismiga, mis on osaks veelgi suuremast tsivilisatsioonilisest sõjast kurjusega, siis ei aktualiseeru isegi süütute laste ja naiste massiline tapmine enam hukkamõistvat reaktsiooni vääriva probleemina. Gazas toimuv genotsiid ja etniline puhastus ilmestab seda väga otseselt. Fundamentaalse tähtsusega on mõista, et propaganda instrumendina on narratiivid alati huvide, mitte tõe teenistuses. Ehk need lähtuvad huvide teostamise eesmärgist, mitte tõe taotlusest. See tähendab, et eesmärgiks ei ole selgitada, kuidas asjad reaalselt on, vaid kujundada niisugust arusaama asjadest, mis soosib narratiivi meistri poliitilisi ambitsioone. Veenvusjõu suurendamiseks on küll kasulik, kui narratiiv kasutab tõe elemente, ent tingimata pole see vajalik, nagu eelnevalt juba selgitatud. Sest nagu öeldud, narratiivide puhul on ultimatiivselt oluliseks kategooriaks huvid, mitte tõde. See tõdemus on kogu narratiivi loome paradigmaatiline lähtealus ehk nii-öelda toetuspunkt. Eneseväärikusega inimeste jaoks, kes peavad tõde oma seisukohtade kujundamisel ja väljendamisel kõige olulisemaks orientiiriks, on siin väga tõsine murekoht. Sest tõe taotlusest lähtudes pole ju oluline mitte niivõrd see, kes midagi väidab, vaid see, kas väidet on tõene või mitte. Siin tasub peatuda ja lausutu üle pikemalt järele mõelda. Kordan, oluline pole ju mitte see, kes midagi väidab, vaid see, kas väidetu on reaalselt tõene või ei ole. Ehk see, et mingi väide on väidetavalt osaks Venemaa strateegilisest narratiivist, ei tähenda tingimata, et kõnealune väide on ebatõene. Aga mida siis niisuguse olukorraga peale hakata?
Kas eitada tõest väidet lihtsalt seetõttu, et see on tembeldatud osaks Venemaa narratiividest? Või jaatada tõest väidet, riskides Venemaa narratiivide levitamise süüdistus osaks saamisega? Siin on meist igaühe jaoks mitte ainult tõsine mõttekoht, vaid ka põhimõttelise valiku koht. Kusjuures valikus sõltub vägagi ulatuslikult, kes me inimestena oleme. Ilmselt ei mõjuta miski inimese moraalset valet rohkem, kui tema teadvustatud suhe tõega. Kõik see tuletab meelde, kuidas juba 2011. aastal ehk 14 aastat tagasi õigustas Jaak Aaviksoo kaitseministriks olles ja vahetult enne haridusministriks saamist valede kasutamist riikliku enesemääratlemise aktsepteeritud osana. Täpsemalt selgitas endine Tartu Ülikooli rektor, kellest hiljem tehti ka Tehnikaülikooli rektor, et informatsioonilise enesemääramise õigus kätkeb õigust valetada ja kuulub kõigile eneseteaduslikele subjektidele, teiste hulgas meie rahvusriigile. Mis omakorda tähendavad mitte ainult seda, et riikidel on õigus valedele ja et seega keegi ei saa meid riigina sundida tõde rääkima, kui me ise seda ei taha, vaid ka seda, et Eesti rahvuslikku ja riiklikku identiteeti võib kujundada või koguni peaks kujundama valikulise tõe salgamise, sellega manipuleerimise või lausa valetamise teel. Ka avaliku kriitika peale ei taandunud Aaviksoo esitatud positsioonist, vaid toonitas, et tõde ei ole enesemääramise ainumas koostisosa ja et ka valel on enesemääratluses oma koht ja isegi õigustus. Seejuures püüdis Aaviksoo lugejaid veenda, et niisugune seisukoht ei ole ideoloogiline, vaid teaduslik. Teaduslikuks näib selle tema kui loodusteadlase arvates tegevat tõsiasi, et valetamine on osa reaalsusest. Inimesed valetavad, järelikult valetamine on vajalik. Tsiteerin. Kui valed on olemas, peab nende olemasolul olema põhjus, mille kaudu on võimalik mõista vale olemust ja rolli informatsioonilises suhtluses. Ilmselt peame möönma ja sealt edasi loodetavasti mõistma ka valede otstarbekust eneseteadlike subjektide arengus. Aaviksoo mõtteavaldus, mida tõttas kriitika tõusetumisel avalikult õigustama ka Tartu Ülikoolis juba toona eetikaprofessori ametit pidanud tulevane reformierakondlane Margit Sutrop, on tegelikult teatud mõttes tänuväärne. Sest nii paotas ta veidi katet sellelt mentaliteedilt, millest lähtuvalt süsteem riigivõimu teostab. Selle valdavalt varjatud mentaliteedi ilmestamiseks kirjutas toona minu väga erudeeritud vanem vend Toomas Vooglaid järgmist. Tsiteerin veidi pikemalt. Kahtlemata esineb psühholoogilise sõja tingimustes olukordi, kus me õigustatult varjame mingit osa või mingit aspekti meile teadaolevast tõest või koguni kasutame sõnumeid, mis on arvestatud vastast eksitama. Olukorra survel võib tulla ette, et kasutatakse ka valesid. Kuni need kedagi oluliselt ei kahjusta, ei pruugi olla tegemist raske eetilise eksimusega. Siiamaani võiksin Aaviksooga nõustuda. Ent Aaviksoo ei piirdu sellega. Ta normaliseerib sellise tundliku teabe ja konfliktse situatsiooni, laiendades nende suhtes erandlikult kehtivat mis tahes situatsioonidele, isikutele ja organisatsioonidele. Teisisõnu ta normaliseerib konfliktisituatsiooni, käsitledes seda kui reeglit, nii et me alati oleme võitluse olukorras, alati valvel teise suhtes, kes on Aaviksoo sõnul parimal juhul neutraalne. Teise armastamine on sellises käsitluses välistatud, rääkimata vaenlase armastamisest. Sellisena on Aaviksoo kontseptsioon fundamentaalselt antikristlik, põhinedes egoismil, olgu siis väikese või suure, see tähendab kollektiivse mina-egoismil. Ent Aaviksoo ei piirdu ka sellega. Kuna selline darwinistlik informatsiooniline olelusvõitlus omandab tal fundamentaalse, lausa olemist kui sellist konstitueeriva staatuse, siis muutub tõe varjamine ja hägustamine samuti normaalseks, tavapäraseks, koguni meie enesemääratlemise komponendiks. See ei ole enam lihtsalt kaitse võimaliku vaenlase vastu. Sellest saab meie enesemääratluse, meie olemise osa. Me hakkame piirama iseenese tõesust. Ja tegelikult kaotame sellega õiguse oodata, et teised austaksid tõde. Tõe teenimine, millesse Aaviksoo suhtub pilkavalt, on tegelikult just nimelt meie tugevaim relv, mis ainsana saab anda meile ja meie poolt väljendatule autoriteedi. Ilma selleta oleme lihtsalt ühed närused valetajad. Lisaks küsimusele sellest, mida üleüldse arvata võimunarratiividest, mis on ehitatud valedele, on muidugi oluline küsida ka seda, kelle huvide teenistusse need narratiivid on õieti rakendatud.
Ehk kas meie riigivõimu poolt edendatud narratiivid teenivad ikka meie rahva ja riigi huve või on need tegelikult rakendatud hoopis kellegi teise, väliste jõudude huvide teenistusse? Siingi ei ole vastus sugugi iseenesestmõistetav, sest alatasa eksitatakse meid selleski osas. Ehk oma rahva ja riigi huve teenivana esitatakse narratiive, mis on tegelikult väljaspoolt dikteeritud ja teenivad väliseid huve. Seda ei ole raske mõista, mõeldes näiteks koroona ajal toimunule, niinimetatud rohepöörde elluviimisele või ka välispoliitiliste sõlmküsimuste raamistusele. Sealhulgas valmidusele viia Eesti kaitsevägi Ukrainasse. Igal juhul on narratiivide puhul soovitatav tagada, et manipuleeritav asuks ettenähtud ruudus ja vaataks üldjoontes õiges, see tähendab ettenähtud suunas. Sest eelduslik kõhutäide ja vaimuroog, see tähendab masside taju, mõtlemise ja hoiakute ühtlustamine, saab tulla vaid ühest kindlast sektorist. Ehk siis narratiiv on osa desinformatsioonist ja see omakorda teenib ühiskonna strateegilise mõjutamise eesmärke. NATO määratluse kohaselt Stratcom ehk poliitilise programmi elluviimist toetav ühtne institutsioonide ülene ühiskonnale suunatud sõnumiloome mitte lihtsalt hõlmab psühholoogilisi operatsioone, vaid need on suisa Stratcomi võtmekomponendiks. See tähendab, et Stratcom kasutab aktiivselt psühholoogilise sõjapidamise tehnikaid, mõjutamaks tegevuse kognitiivset, see tähendab mõtlemist puudutavat mõõdet. Eesmärgiga kujundada arusaamu ning saavutada seeläbi soovitud tulemusi hoiakute ja käitumise suunamise tähenduses. Avalikkus on justkui mateeria, mida impulssidega suunatakse ja kujundatakse. Inimese kui vaba tahtega mõistusliku olendi subjektsuse kategooriale, see tähendab inimväärikuse kontseptsioonile, ei ole siin mingit kohta. Arusaamast, et inimestel on õigus elada tões ning et nende eksitamine on moraalselt lubamatu, ei ole juttugi. Psühholoogilise sõja edasiarenduseks on kognitiivne sõjapidamine ja see keskendub otseselt ratsionaalsuse ründamisele ja taandamisele. Otsida ja leida haavatavusi, viia objekt nende ärakasutamise teel süsteemse nõrgenemiseni. Otsitakse võimalusi vastase manipuleerimiseks kognitiivteaduse, näiteks propaganda ja desinformatsiooni ehk teadlikult eksitava või vale teabe levitamise abil. Aga pole vast saladus, et iga diktatuuri ja sinnapoole me kahtlemata teel oleme, esmaseks vastaseks on oma enese rahvas. Despootide vaatest on peamine ohuallikas alati valitsetav mass, seda tuleb hoida kontrollitud nõrgestatuse seisundis. Ehk siis mitte ainult valeta ja eksita, vaid ka sildista, hirmuta ja halva ning kokkuvõttes jaga ja valitse. Inimesele loomumast konformsuse kalduvust ära kasutades peletatakse inimesed häbimärgistatud tõestest positsioonidest eemale, sest mõistetavalt on vaid vähesed nõus kandma neile pähe surutud idioodi mütsi või olema kogu avalikkuse silmis ühes paadis vaenlase või koguni kurjusega või lausa töötama nende hüvanguks. Selliste sildistuste vältimiseks on enamik inimesi nõus kaasa noogutama ka sõnumitele ja sedastustele, mis on vastuolus inimeste endi faktikriitilise loogilise analüüsi ja moraalsete veendumustega. Veelgi enam, lisaks eelnevale ollakse selliste sildistuste vältimiseks sageli nõus võtma omaks ka vaenulik hoiak inimeste suhtes, kes ei allu manipulatsioonile ja survestamisele ega soostu valedega kaasa noogutama. Halvemal juhul nähakse neis inimestes koguni rahva vaenlasi või lausa riigireetureid. Eelnevalt selgitatud raamistikku sobib nagu valatult 3. mail Postimehes avaldatud Andres Herkeli artikkel Venemaad õigustavaid kasulikke idioote leidub hulgi üle ilma. Kuivõrd tegemist on peaaegu et kognitiivse sõjapidamise õpiku näitega, peatun sellel detailsemalt. Herkeli arvates on peamiseks ohuks, mida niinimetatud kasulikud idioodid praegu maailmas esindavad, Ukraina sõja põhjuste ja sõjasüü ümberhindamine. Levitatav narratiiv seisnevad siis vaates, et sõja peamine põhjus ja süü peituvad NATO laienemisagendas. Herkel seletab, et kui Venemaa annekteeris 2014. aastal Krimmi ja algas sõda Donbassis, polnud Ukraina ju üldse NATO ligidalgi. Veelgi enam, NATO jäi kaugeks ka siis, kui 2022. aastal puhkes suurem sõda. Ukrainlased tahtnuks NATOsse küll, aga NATO ei tahtnud neid. Aga küsigem, kui kaugel siis ikkagi oli NATO Ukrainast 2014. aastal, kui Kiiev kaotas Krimmi ja algas sõjategevus Donbassis?
Meenutagem seejuures, et 2007. aastal Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnes kritiseeris president Putin teravalt USA kehtestatud ja jõustatavat unipolaarset maailmakorda ja selle osana NATO ita laienemist. Kremli mure ei tekkinud tühjalt kohalt ja nagu eelmisel nädalal tunnistas isegi Trumpi Ukraina erisaadik Keith Kellogg, on see arusaadavalt põhjendatud. 2003. aastal viidi läbi niinimetatud rooside revolutsioon Gruusias ja aasta hiljem oranž revolutsioon Ukrainas. 2005. aastal toimus tulpide revolutsioon Kõrgõzstanis. 2006. aastal õnnestus Lukašenkal tõrjuda värviline revolutsioon Valgevenes. Läbinähtavalt sarnane muster, kindlad välisriiklikud taustajõud. Putini Müncheni kõnet nähti seejuures kui ühest sõnumit läänele. Venemaa ei aktsepteeri enam rahvusvahelistes suhetes alluva rolli ja on lõplikult valmis Jeltsini kaosajastust välja astuma. Kõne kuulutas olulist muutust Venemaa välispoliitikas ja andis märku enesekindlamast ja iseseisvamast seisukohast rahvusvahelisele areenil. Putin tegi selgeks, et Venemaa on valmis kaitsma oma huve ja võtma taas aktiivsema rolli globaalse korra kujundamisel. Vaatamata läänt tabanud esmasele ehmatusele, lubas aga USA president George Bush 2008. aastal Rumeenias Bukarestis toimunud NATO tippkohtumisel ikkagi kindlasõnaliselt, et Ukraina ja Gruusia ühinevad mõlemad USA juhitud militaarblokiga. See on fakt. See deklaratsioon ärritas toona mitmeid NATO liikmeid, sealhulgas Saksamaad ja Prantsusmaad, kes muretsesid, et antud lubadus kutsub vääramatult esile konflikti Venemaaga. Toonane USA suursaadik Venemaal ja hilisem CIA peadirektor William J. Burns reageeris sellele tüliküsimusele, kirjutades 2008. aastal salajase välisministeeriumi memo pealkirjaga Ei tähendab ei. Venemaa punased jooned NATO laienemisel. Niet means niet, Russia's NATO enlargement red lines. Memos, millest oleme teadlikud üksnes tänu Wikileaksi paljastustele, kirjutas Burns järgmised vägagi tähelepanuväärsed read. Tsiteerin. Ukraina ja Gruusia NATO püüdlused mitte üksnes ei puuduta Venemaa tundlikku kohta, vaid tekitavad tõsist muret tagajärgede pärast kogu piirkonna stabiilsusele. Venemaa ei taju mitte ainult ümberpiiramist ja püüdlusi õõnestada tema mõju selles piirkonnas, vaid kardab ka ettearvamatuid ja kontrollimatuid tagajärgi, mis võiksid tõsiselt mõjutada Venemaa julgeolekuhuvisid. Tugevad vastuolud NATO liikmelisuse küsimuses Ukrainas, kus suur osa etniliste venelaste kogukonnast on NATO liikmelisuse vastu, võivad viia suure lõheni, mis võib omakorda kaasa tuua vägivalla või halvimal juhul kodusõja. Sellisel juhul peaks Venemaa otsustama, kas sekkuda Ukrainasse või mitte. See aga on otsus, millega Venemaa ei taha silmitsi seista. Nagu näeme, on praktiliselt kõik, mille osas Burns 2008. aastal hoiatas seoses Ukrainas võimaliku sõja puhkemisega, tänaseks täide viidud. Kasutades Ukrainat provokatiivse söödana, suutis USA Venemaa sõtta tõmmata. Herkel väidab, et kui Venemaa annekteeris 2014. aastal Krimmi ja algas sõda Donbassis, polnud Ukraina ju üldse NATO ligidalgi. Nagu eelpool esile toodud, oli Ukraina selleks ajaks NATOle vägagi lähedane ja üha lähedasem. Ning tänaseks on tõestatud ka USA riigidepartemangu ning eriteenistuste roll 2013. ja 2014. aasta Euromaidani sündmustes. Krimm annekteeriti mäletatavasti alles pärast seda, kui Ukraina legitiimne president Janukovitš oli sunnitud riigist põgenema ja Sevastoopolis asuva Venemaa Musta mere laevastiku baasi tulevik sattus reaalsesse ohtu. Aasta tagasi kirjutas isegi The New York Times, et CIA ehitas Ukrainasse 12 salajast spioonibaasi ja on alates 2014. aastast pidanud Venemaa vastu proksisõda. Ametlik käivitus tehti sisuliselt päev pärast Janukovitši põgenema sundimist ja võimu üleminekut. Suurimate paljastuste hulgas on ühtlasi tõsiasi, et programmiga on olnud seotud 3 järjestikust Ameerika presidenti, nende hulgas Donald Trump. Ehk siis tegemist ei ole olnud mitte ühe või teise sõjapistrikust presidendi soologa, vaid USA jätkupideva ja presidentuuride ülese poliitikaga Venemaa suunal. Tõepoolest, Ukraina konflikti lätted, areng ja asjade seis peaks tänaseks küll olema piisavalt läbivalgustatud. Ka oma 4. aprilli saates käsitlesin The New York Timesi mahukat aruannet pealkirjaga Partnerlus Ameerika salajane ajalugu Ukraina sõjas. Artiklis on esile tõstetud mitmed olulised momendid, mis on tänaseks juba üle 3 aasta väldanud massiivses propagandauputuses seni osavalt peidetud või koguni täiesti maha salatud. Juhtliiniks ikka tõdemus,
et USA osalus sõjas on olnud märksa kandvam, kui avalikkus arvatagi oskas. Kuna see väga mahukas tekst avaldati hiljem 3 osas ka Postimehes, on kõigil huvilistel võimalik sellega ise eesti keeles tutvuda. Samuti on Postimehe kaudu võimalik tutvuda artikli lühikokkuvõttega. Tegelikkuse lahtikoorimist jätkas Briti päevaleht The Times artikliga rääkimata lugu Briti sõjaväejuhtide otsustavast rollist Ukrainas. Ehkki ka see kirjatükk on koostatud ülepakutud propaganda võtmes, on siingi tegemist üpris märkimisväärse ülestunnistusega, mistõttu refereerisin seda oma 18. aprilli saates. Kokkuvõtvalt saime teada, et ukrainlased peavad just Briti väejuhte USA-st, Suurbritanniast ja teistest samameelsetest riikidest koosneva Venemaa vastase koalitsiooni ajudeks. London langetas otsuse saata oma sõjaväelased Ukrainasse, kui keegi teine seda veel ei julgenud. Ja sarnaselt USA-le on ka Ühendkuningriik mänginud konfliktis märksa tõsisemat rolli, kui enamus eksperte ja analüütikuid on suutnud ette kujutada. Jäi see kõik venelastele märkamatuks? Kindlasti mitte. Aga just niimoodi valmistusid lääneriigid Ukrainat planeeritud sõjaks. Sõjaks, mida lääne massimeedia nimetab siiani loosunglikult Venemaa provotseerimatuks sissetungiks. Jah, raske oleks eitada, et Venemaa poolt 2022. aasta 24. veebruaril käivitatud ofensiiv kujutas endast agressiooni. Aga provotseerimata see päris kindlasti ei olnud. Geopoliitiliste võimukaalude seadistamise juures on üheks väga oluliseks aspektiks raha. Oma 25. aprilli saates tõstsin esile 2024. aastal USA välissuhete nõukogu ehk CFR-i ametlikus väljaandes Foreign Affairs avaldatud artikli, mille autoriks olev ja eelnevalt juba mainitud CIA endine direktor William J. Burns nimetas USA peamiste konkurentidena Hiinat ja Venemaad. Konkreetset artiklit kasutas Burns selleks, et kutsuda Washingtoni üles jätkama Ukraina relvastamist sõjas Venemaaga. Ta nimetas USA militaartarneid Ukrainale suhteliselt tagasihoidlikuks investeeringuks, mis annab suurt geopoliitilist tulu Ameerika Ühendriikidele ja märkimisväärset kasumit Ameerika tööstusele. Ei sõnagi demokraatia ja niinimetatud vaba maailma ideaalide kaitsmisest. Vastupidi, endine luurejuht tunnistas varjamatult, et Ukraina sõda on toonud suurt kasu Ühendriikide sõjatööstuskompleksile. Aga kui Herkel osutab, et ukrainlased mõistagi tahtnuks NATOsse, aga NATO ei ole Kiievi sinikollast kunagi oma lipurivis näha soovinud, siis selles, nagu propagandas ikka, on terake tõtt ja kapaga valet. On tõsi, et Ukrainat ja ukrainlasi on Venemaa nõrgestamise eesmärgil lihtlabaselt ära kasutatud. Aga Ukraina NATOga liitumine on täna siiski põhimõtteliselt vaid Washingtoni kännu taga kinni. Ehk kõike muud kui käega katsutamatus kauguses. On Euroopa riigid, Eesti sealhulgas ja Eesti eriti, üksmeelselt Ukraina liitumise eestkõnelejad. Riigikogugi on teinud korduvalt vastava sisulise avalduse ehk üleskutse. Herkel ei suuda ka mõista, miks on aina enam lääne professoreid, poliitikuid ja ajakirjanikke hakanud rääkima lääne sõjasüüst. On tõsi, et Herkeli esindatavas liberaaldemokraatlikus süsteemis arvamuste paljususele, veel enam aga kriitilisele mõtlemisele kohta ei ole. Seetõttu tembeldab ta valelikuks propagandaks ka rahvusvaheliselt tunnustatud USA majandusteadlase Jeffrey Sachsi selgitused, et sõda Ukrainas pole põhjustanud mitte Vene ekspansionism, vaid USA erinevate administratsioonide salasepitsus Venemaa nõrgestamiseks, mis algas juba üle 30 aasta tagasi. Herkeli vaadet ei mõjuta asjaolu, et Sachsi hinnangu paikapidavust on tänaseks nii või teistpidi tunnistanud nii USA presidendi administratsioon kui ka lääne peavoolumeedia. Sachs aga kõigest kirjeldab seda, mille tunnistajateks oleme isegi olnud. Kuidas külma sõja lõpu ja Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega kujunes kiirelt välja ühepooluseline maailm, kus USA-le jäi liiga suur võim ja tal polnud enam pidureid. Kus USA on põhimõtteliselt järginud 19. sajandi Briti peaministri Lord Palmerstoni kinnisideed kahjustada igal võimalusel Venemaa geopoliitilisi huve. Et Ukrainas käib siiani varisõda USA ja Venemaa vahel, millel lasti tekkida, kui keelduti arvestamast Venemaa kui tuumariigis suveräänse entiteedi õigustatud julgeoleku nõudmisi. Nõudmisi, mida juba 19. sajandist pärinevat ja maailma just nimelt mõjusfääridena käsitlevat Monroe doktriini praktiseeriva USA puhul peetakse iseenesest mõistetavaks. Kui heita Sachsile ette, et ta ei tee märkamegi Ukraina rahva tahet, siis tegelikult teeb küll, aga teatud mööndustega. Ta selgitab lihtsalt ja arusaadavalt, miks on oluline niinimetatud suure pildi vaade.
jõudude põhimõtteline tasakaal nii regionaalsel kui ka globaalsel skaalal. Nii nagu Mehhiko ja Kanada on sunnitud arvestama USA julgeolekuhuvidega, peavad ka Ukraina ja laiemalt Euroopa silmas pidama Venemaa eksistentsiaalseid huve. Sellest ei tohiks olla ülemäära raske aru saada. Ja on asjatu pilada, et Saksi nägemust mööda olnuks Ukraina riigipööre justkui USA vandenõu ja president Janukovitši kukutas CIA. Jah, aga mis teha, kui asjaomased on seda ju isegi otsesemalt või kaudsemalt kinnitanud. Paljudes oma esinemistes kasutab Saks väidet, et USA ja lääs laiemalt on reetnud Nõukogude Liidu viimasele juhile Mihhail Gorbatšovile antud lubaduse, mille kohaselt NATO itta ei laiene. Et just see olnud Saksamaa taasühendamise hind. Nagu Herkel osutab, argumenteerivad mitmed, et mingit kirjalikku lubadust ju pole ja pole enam ka Nõukogude riiki, millele selline lubadus justkui anti. Isegi kui riigipeade vahel sõlmitud teatud verbaalkokkulepete küsimuses jäädakse sõna vastu, siis õigusjärgsuse mõiste on siin ilmselgelt kahe silma vahele jäänud. Venemaa Föderatsioon on ju Nõukogude Liidu õigusjärglane ja sellisena tegi ta ka 2006. aastal oma viimase Lend-Lease-makse USA-le. Keda huvitab aga kõnealune küsimus sisuliselt, sel soovitan tutvuda peavoolus igati aktsepteeritud ajaloolase M.I. Sarotti teosega, mis kannab pealkirja Not One Inch. America, Russia and the Making of Post-Cold War Stalemate. Kokkuvõtlikult öeldes näitab autor oma põhjalikus käsitluses, et just NATO itta laienemine on Lääne ja Venemaa vaheliste suhete pingestumise peamiseks põhjuseks ning et seda teed minnes hävitati märkimisväärne potentsiaal koostööks ja rahuks Euroopas. Poliitikateadlane John Mersheimer on aga meie peavoolule ja seega ka Andres Herkelile eriti vastuvõetamatu. Professor, kes enne muljetavaldavat akadeemilist karjääri lõpetas West Pointi sõjaväeakadeemia ja teenis 6 aastat USA relvajõududes, lihtsalt tuleb halvimas provintslikus vaimus paika panna. Vastuvõetamatuks ja koguni absurdseks peetakse Mersheimeri poolt esitatud perspektiivi, et USA juhitud ühepooluseline maailm ei saa kaua kesta, et naaseb geopoliitika ja et edaspidi on maailmas taas mitmed erinevad võimukeskused. Mersheimer ja tema mõttekaaslased ütlevad, et USA maailmavalitsemine on käinud niinimetatud liberaalse hegemoonia lipu all. Väliselt levitatakse justkui vabadust, inimõigusi, demokraatiat ja liberaalseid väärtusi, tegelikkuses vallandatakse aga regulaarselt sõdasid või relvakonflikte, eesmärgiga neist moel või teisel kasu lõigata. Mersheimer käsitleb ka Ukraina sõda USA liberaalse hegemoonia nimel peetava sõjana, mille peapõhjus taandub NATO laienemisele. Eesmärkideks levitada globaalset liberaalset korda, integreerida võimalikult palju riike avatud maailma majandusse ning liita nad rahvusvaheliste organisatsioonidega. Integreerida ja liita tähendab allutada. Mitmed president Trumpi poolt liberaalide progressivistide vastu ette võetud sammud on meie meediatöötajate ja muude arvajate jaoks apokalüpsise maigulised, paanikat tekitavad. Kasulik idioote, kes varem olid marginaalsed, on ühtäkki nii palju, et me ei jõua neid ülegi lugeda, kurdab Herkel. Jah, ootamatult paljud kinnitopitud suudega ära hirmutatud inimesed on hakanud rääkima, millest nad tegelikult mõtlevad. Mõistagi vastuvõetamatu. Ent isegi Herkel on sunnitud tunnistama, et vähemalt ühes on niinimetatud Mersheimeri koolkonnal õigus. Sugugi mitte kõik väidetavalt liberaalse demokraatia nimel peetud sõjad ja sekkumised pole olnud mõistlikud ega ole andnud oodatud tulemusi. Afganistan, Iraak, Liibüa, Süüria, Jeemen ja nii edasi. Laastatud ja lõpmatule virelemisele määratud riigid, miljonid ja miljonid tapetud, vigastatud, kodutud ja nälginud, saavutamata jäänud eesmärgid. Või äkki oligi see peetud sõdade ja õõva tekitava inimohvri mõte. Või vähemalt ettenähtav ja aktsepteeritud kaasprodukt. Herkel ilmselgelt ei ole idioot ei meditsiinilises ega juriidilises tähenduses, ega isegi mitte antiik-Kreeka kontekstis. Aga ometi on ta valmis idiootse järjekindlusega esitama demagoogiast nõretavat ja väärinfoga pikitud narratiivi, mistõttu võib tekkida kahtlus, et ehk võib ta ise olla üks nendest, kelle eest hoiatab. Nimelt kasulik idioot. Ja et platvorm, millel ta esineb, on osa Stratcomi võrgustikust ning et meie vastu peetakse kognitiivset sõda. Siit jõuamegi taas vastuseni küsimusele sellest, miks ma üleüldse välis- ja julgeolekupoliitikale keskenduvate kommentaaride tegemiseks igal nädalal oma aega ja energiat kulutan ja ka Herkeli programmilisele artiklile tähelepanu osutan.
Teen seda täiesti varjamatu eesmärgiga seista avalikult vastu meiega manipuleerivale programmile. Ja ma tahan ka teid julgustada nende küsimustega seonduvalt iseseisvalt kriitiliselt mõtlema, meie mõtlemise ja hoiakute töötlemiseks mõeldud massiivsest valelikust propagandast läbi nägema ning leidma endas julguse neil teemadel avalikult sõna võtta. Sest ilma selleta ei saa me loota olukorra paranemisele. Nagu kirjutas hiljuti kolumnist Maarja Vaino, väljendades muret meie ühiskonnas leviva ebamäärase hirmu pärast. Tõeliselt pluralistlik ja seesmiselt vaba ühiskond pole mingi antus, mis ühel päeval paika pannakse ja nii püsib, vaid protsess, mille käigus tuleb vaba mõtte ja õiguse eest seda väljendada kogu aeg varmalt seista ja mitte heituda ega hirmutava ees. See protsess kipub praegu käest ära vajuma. Seetõttu olgu meenutatud tarkused ära. Julge ei ole mitte see, kes ei karda, vaid see, kes hirmust üle saab. Tõeliselt vabast ühiskonnast saab rääkida siis, kui see julgus on leitud. Omalt poolt lisan, et muidugi kehtib Vaino osutatu mitte ainult ega isegi peamiselt umbmäärase ühiskonna, vaid ennekõike iga üksikisiku kohta personaalselt. Ka minu ja teie kohta. Jäägu see tõdemus meile mõtisklemiseks ja praktiliste järelduste tuletamiseks. Tänaseks aga tänan teid vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile kaasa aidata, siis selleks tarvilikku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Soovin teile ilusat nädalavahetust ja jääme kuulmiseni tuleval nädalal.